see tuli asjad, ta äkki on inglise ka õige, äkki on mõnda mingi, äkki on mingi inglaste komme, kui on vaekaaslastele pakk, või see ongi teile, see on mingi eemal, ma ei tea, äkki on mingi see. Tere, minu on Einar Kuusk ja ma olen live streamides viimasel ajal rääkinud hästi palju, kuidas ma kondan ja sonin öösiti ja see on mul kestnud praktiliselt terve elu ja siis keegi soovitas mul filmida seda. Miks ma ise selle peale varem tulnud pole? Igastahes ma tegin seda ja mul on 11 tundi materjali praegu endast, kui ma magan. Ma kiiruga ennem vaatasin üle natukene mõnda kohta ja mida vittu. Okei, ärme viivita rohkem, hakkame vaatama, see saab põnev olema. Okei, siis ma võtan oma püksikud jalast ära. Kõrvaklapid pähe. Ma lähen niimoodi magama, et ma panen mingi ASMR-i või mingi kiropraktika video või mingi ear licking ASMR, kus mingi tüdruk lakub su kõrvasid ja lutsib neid. Sest et muidu mul on väga raske magama jääda. Mul on läinud üle tunni aja juba, et magama jääda. See on praktiliselt iga õhtu. Kuhu sa lähed? Mida ma vaatan? Ma ei mäleta seda, ma ei mäleta mitte midagi sellest. Meil on kassib ju. Tegelikult seda ma mäletan, mul tuleb hägusalt meelde. Tegelikult ma mäletan 2 momenti hägusalt, kus mul olid paanikahood. 2 paanikahoogu vähemalt, mis olid päris intensiivsed. Mul nagu süda peksis, ma mõtlesin, et ma hakkan surema. Peaaegu iga öö, kui ma magan, siis mul paanikahood. Nagu intensiivsed, ekstreemsed paanikahood, kus ma ühe korra jooksin oma majakaaslase tuppa lihtsalt. Lõin ukse maha, ütlesin, Chris, help me, I'm dying. Ma olen suremas, mul on nagu väga retsid paanikahood. Seda ma küll ei mäleta, et ma nii kaua oleks seal kassin. See oli see teine paanikahoog. Seda ma mäletan, nüüd ma lähen akna peale hingama värsket õhku. See on selline tunne, nagu sul süda jääks seisma, nagu sa hakkaks surema reaalselt. Nagu ma mõtlesin, ma pean kiirabi helistama või jooksma EMO-sse või jooksma lihtsalt abi otsima maja peale. Või lihtsalt sul nagu aju lihtsalt ketrab, mingi lihtsalt tahad ellu jääda lihtsalt, mis toimub, et ma olen suremas, ma hakkan surema kohe. Aga mul on nii palju seda olnud, et näiteks siin ma on juba rahulikum. Ma juba nagu lähen ise akna peale, hingan, vaata. Ma ei lähe enam, ei jookse toast välja. Vanasti ma jooksin toast välja kogu aeg. Jooksin õue või teiste inimeste tubadesse. Et ma olen nagu sellega juba nii harjunud, et nüüd ma jään nagu enda tuppa ja üritan enda toas maha rahuneda. Mida me räägime? Keegi saab aru või? Ma ei tohi sõna. Keegi ütleb, seda ma ei mäleta. Mis keeles ma räägin? Täiesti üle võetud ju. Reptiloidid üritavad üle võtta mind ju. Reptiloidid üritavad keha üle võtta. Kuule. Issand, kui vaevatud hing. Kuuled või? Oota. Ma olen ise oma tarvis praegu, ma vahepeal uksest välja looksin.
sulle. Ma räägin praegu Mikku pärast. Ma nägin sind nikkumas, mis asja? Oota. Ma olen niisama närvis praegu, ma vähemalt siin uksest välja looksin. Uksest välja loopisin? Ma helistasin sulle. Ma räägin praegu Mikku pärast. Mikuga. See tuli aitab, ta äkki on inglise ka ei, äkki on mõnda mingi, äkki on mingi inglaste komme, kui on aegaaslastele pakki või see ongi teile, see on mingi eemadel, ma ei tea, et äkki on see, et nagu toas mingi hea laigiks midagi, siis ma ei tea, väga hästi nagu veidi hakkas olla, vaata, siis ma hakkasin nagu täiega üritasin nagu abi kutsuda. Siis see rohkem väga kõrges kohaga. Äkki inglastel on mingi siuke komme? Mida vittu? Mis küll? Ja, Do it. Mida vittu? Sa oled ka, kes 10 sekundist, 10 sekundist investeerib hakkas jooksma. Nagu paar päeva tagasi jooksma hakkas, telekas üle maailma. Kas ma vaatan kaamerasse või? Nagu paar päeva tagasi jooksma hakkas, telekas üle maailma. Tule või creepy ju. Ma rääkisin teiega, vaata. Okei, see oli kõik, thanks, et vaatasite. Thanks sellele, kes soovitas mul livestreamis, et seda teha üldse, sitaks jäi idee. Kui te tahate veel siukseid videosid näha, kus ma filmin ennast öösel enda kondamist ja sonimist, siis andke teada, pange kommentaaridesse. Aga see oli üks kõige leebemaid öösid üldse, mul on väga ekstreemseid kondamisi olnud ja ühesõnaga see on nagu see miinimum, mis öösiti toimub, kui ma magan. Kui te ise kondate, sonite, andke mulle kommentaarides teada ja kui teate mingisuguseid naturaalseid lahendusi, kuidas seda ravida, mitte antidepressantidega, aga kuidagi nagu loomulikul teel, siis andke mulle teada. Ma olen seda eluaeg teinud, kui te teate selle põhjust näiteks või arvate, et teate, siis pange kommentaaridesse. Avame vestluse kondamisest ja sonimisest ja tulge livestreami, räägime seal edasi sellest. Davai, thanks, et vaatasite, tšau. Järgi unustage subscribe ida ka, kindlasti klikkige subscribe nuppu mu kanalis. Do it.